Venemaa on jõudnud sõjas uude faasi ja ründab Euroopas asuvaid sõjatehaseid, mis on ühel või teisel viisil seotud relvade tarnimisega Ukrainasse. Täna Euroopas hoiti ära sõjaliste droonide tootmise tehase süütamine Slovakkias. Objektil töötas umbes 70 töötajat ja tsehhis oleva vara väärtus ulatub kümnete miljonite eurodeni. See on juba 4. sarnane sabotaažikatse Euroopas just sõjatehastes 1 kuu jooksul ning osa neist katsetest oli kahjuks edukas. Ja täna nimetas Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu esimest korda konkreetse Venemaa Föderatsiooni GRU üksuse, mis seisab selle sabotaažilaine taga Euroopas. Ja Bloomberg tõdes, et Euroopa Liit ei ole seni valmis tõhusalt reageerima Venemaa poolt toimuva hübriidsõja eskalatsioonile. Mõelge vaid, isegi nendele diversioonidele ei suuda Euroopa vastata. Erinevalt Ukrainast, sest Ukraina on viinud olukorra venelaste jaoks sinnamaani, et nüüd tuleb Venemaa nafta Indiasse toimetamiseks maksta peaaegu 2 korda rohkem. Fracht on peaaegu 2 korda kallinenud, mis lööb tugevalt Venemaa naftatarnetele Indiasse. Minu nimi on Aleksei Betsi, uurime seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun teid. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage pöialt püsti panna. Täna, 26. augustil, suudeti Euroopas ära hoida selle kuu 4. katse sõjatehast õhku lasta. Slovakkias peeti kinni 2 sabotaaži kavandamises kahtlustatavat, veel 1 peeti kinni Saksamaal. Politseinikud konfiskeerisid süttiva segu, tööriistad, mobiiltelefonid, videokaamera ja plaani. Hiljem selgus, konfiskeeritud süttiv segu oli napalm. Diversiooni sihtmärgiks oli Ukraina ettevõtte Skydoor droonitehas. See asub Prešovi linnas. Nende kontor Kiievis hävitati juba 2026 aasta mais Venemaa rünnaku tagajärjel. Ettevõtte Skydoor käivitas Rayburli droonide tootmise Slovakkias tütarettevõtte kaudu. Troposond, mehitamata õhusõiduk, edastab sihtmärkide koordinaadid reaalajas ja integreerub Himarsi, Caesari ja Krabi suurtükisüsteemidega. See tähendab, et need on väga vinged luure- ja koordineerimisdroonid, näitlikult koordinaadid. Ettevõtte Skydoor valmistus sellisteks rünnakuteks ette juba varakult ja hajutas oma tootmisvõimsused erinevatesse Ukraina piirkondadesse ja välismaale. 2025 aastal teatasid Skydoor ja Briti ettevõtte Prevail Partners ühisettevõtte loomisest, plaanides Suurbritannias tööle võtta 160 inimest. Lisaks teeb ettevõtte koostööd Taani ettevõttega Quadsat ja viib sinna ka oma tootmise. Kuid see polnud viimase kuu jooksul Euroopas esimene selline juhtum. 15. augustil toimus Tallinnas hoone süütamine, mida kasutab Eesti ettevõte Millerem Robotics, mis toodab sõjalist robootikat ja tarnib süsteeme Ukrainale. Hiljem peeti Lätis kinni 3 selle riigi kodanikku, keda kahtlustatakse selle süütamise organiseerimises. Eesti võimud uurisid hiljem võimalikku Venemaa seotust. 13. augustil toimus võimas plahvatus KNDC Amma Itali tehases Califeros Rooma lähedal. Ettevõtte kuulub kaitsetööstuse kontserni KNDS, mis tarnib relvi Ukrainale ning toodab laskemoona, maismaa ja mereväele. Kiievis töötab, mainin ära, KNDS Ukrain tütarettevõte. Veel varem, 10. augustil, puhkes tulekahju Tritonia territooriumil Bulgaarias. Siis evakueeriti umbes 300 töötajat. EMCO kuulub Bulgaaria relvatöösturile Emiliano Gebrevile, kelle ettevõtted on alates 2014 aastast tarninud relvi Ukrainale. See tähendab, mainin veel kord, et see on juba venelaste tütarettevõte kogu Euroopas ja nüüd täna. Ukraina julgeoleku ja kaitsenõukogu juures asuva desinformatsioonivastase keskuse juht Andrei Kovalenko teatas, et sabotaažide, atentaadikatsete ja sõjaliste objektide plahvatuste taga Euroopa Liidu riikides seisab Venemaa Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi peavalitsus ehk GRU. Tema andmetel tegutseb välismaal korraga mitu Vene sõjaväeluure eriüksust. Esimene neist on sõjaväeosa 29 155, kus on umbes 400 inimest.
ja mis on spetsialiseerunud otseselt välisoperatsioonidele. Laskemoonaladude ja sõjatehaste õhkulaskmine, mürgitamised, atentaatkatsed ja muud diversioonid. See ongi nende tegevusvaldkond. Teine on keskus. 795, tuntud ka kui sõjaväeosa. 75 127. See on eraldiseisev, varjatud ja autonoomne struktuur, mille põhitegevus on inimeste röövimine ja diversioonide läbiviimine väljaspool Venemaad. Ja siin on iseloomulik alluvuse vertikaal. Keskus 795 allub ainult Venemaa Föderatsiooni kindralstaabi ülemale Valeri Gerasimovile, kes omakorda annab isiklikult aru üksuse tegevusest Vladimir Putinile. See tähendab, et kõige selle taga seisab isiklikult kiilaspäine kääbus Vladimir Putin. Aga see pole veel kõik. Täna, 26. augustil, Ukraina julgeolekuteenistus ja rahvuspolitsei hoidsid ära terrorirünnaku üks SSR-i juhi vastu. Ühte kaitsetööstuskompleksi ettevõtet Kiievi oblastis. Tahan märkida, et 2026 aasta mais peeti Odessas kinni Vene Föderatsiooni palgamõrvar, kes Vene eriteenistuste ülesandel üritas tappa Ukraina mereväe kõrget ametnikku. Ja 2026 aasta aprillis paljastati Kiievis FSB agendid, kes valmistasid ette atentaati ühe Ukraina tööandjate föderatsiooni juhi vastu. Ja probleem seisneb selles, et Ukrainas püütakse selliseid FSB ja GRU agente kinni ja kahjutustatakse. Euroopas seevastu see nii ei ole. Ja märgin, et see ei ole minu hinnang. Bloomberg kirjutab täna, et tundmatud või isegi selgelt Venemaa droonid, sealhulgas lahingudroonid, lendavad alates eelmisest aastast pidevalt Euroopa Liidu riikidesse. Eriteenistuste poolt ära hoitud ja toimunud diversioonide arv kasvab. Luureteenistused on juba mitu kuud hoiatanud kavandatavatest aktsioonidest. Venemaa poolt NATO tugevuse proovilepanek, sealhulgas piiratud sissetungi või niinimetatud roheliste mehikeste saatmise kaudu. Kuid Euroopas valitsev kaitsementaliteet sunnib Euroopat endiselt vaid reageerima üha sagenevatele hübriidsõja aktsioonidele. Mida tema vastu peab Vladimir Putin ja tema režiim? Eurooplased tegelevad siiani eelkõige üksikute provokatsioonide tuvastamisega, nendele vastupanu osutamisega, kuid nad ei ole suutnud luua tõhusat tõrjemehhanismi, mis hoiaks Moskvat järjekindlalt nende jätkamisest või eskaleerumisest. Nagu te mõistate, ei mõtle keegi isegi ennetavatele löökidele. Nad on harjunud ainult reageerima. Otse öeldes sind lüüakse ja sa lihtsalt kaitsed end, aga ennetavalt sa ei löö isegi vastuseks, rääkimata ennetavast löögist. See tähendab, et Euroopa ei löönud isegi vastuseks, ta lihtsalt kaitseb end, aga ei heiduta. Bloomberg seob selle otseselt juba teadaoleva detsembrikuu koosolekuga, kus Vladimir Putin nõudis sel aastal NATO ja Euroopa Liidu lõhestamist. Selleks võidakse korraldada operatsioone Euroopa NATO liikmete vastu, alates küberrünnakutest kuni sõjalisteni. Teiseks hübriidrünnakute suunaks on Moldova destabiliseerimine. Tuletan ka meelde, et augustis leiti Saksamaal Leipzigi Halle lennujaamas ja selle lähedal 2 korral droone lõhkeainega, sealhulgas Ukraina sõjaväe transpordilennuki lähedal. See tähendab, et see on juba otsene rünnak, kuid vastust pole siiani. Samal ajal tegutseb Ukraina siiski ennetavalt ja kehtestab ise, ütleme nii, sanktsioonid Venemaa vastu. Vene-Uralsi nafta veotariif Lääne-Venemaa sadamatest Indiasse kasvas augustis järsult, kuna tankerite nõudlus oli suur ja Venemaa toorainet vedavate laevade jaoks esinesid turvariskid. Maailmas hakati mõistma, et kui sa ajad pesemata venelaste kasju, siis tekivad probleemid. Ja nüüd on Suezmax klassi tankeri frachthind, mis veab umbes 140 000 tonni naftat Venemaa Musta mere sadamast Novorossijskist Indiasse, on tõusnud maksimaalsele tasemele. Suvel oli see umbes $20 miljonit. Samal ajal kui kuu varem maksis see umbes $13 miljonit. Ja teate mis? Hüppeline hinnatõus on otseselt seotud Ukraina droonirünnakute sagenemisega tankerite vastu Mustal merel ja Novorossijski sadama enda vastu, mis toob kaasa regulaarseid naftalaadimise katkestusi Novorossijski sadamas.
Ehk siis venelastele öeldakse otse, kuulge, tahate, et me riskiksime, teie naftat veaksime, siis makske meile peaaegu 2 korda rohkem. Ei taha maksta, ärge makske. Muide, India räägib venelastega praegu üldiselt just nii. Sellises keeles, et meie kehtestame reeglid, kui teile ei meeldi, siis minge metsa. Issand jumal, venelased, kes teiega veel üldse koostööd teeb? Seetõttu müüb India näiteks venelastele ikkagi bensiini ja diislikütust, aga üli superkõrge hinnaga. Ja kui venelased hakkasid ulguma ja ütlesid, India, me ju müüme teile naftat allahindlusega, andke siis meile ka allahindlust bensiinile. India ütles, kuulge, kui te hakkate liiga palju nõudma, siis me ostamegi vähem naftat, isegi allahindlusega, ja bensiini te ka ei saa, nii et olge parem vait. Üldiselt, lisan omalt poolt, venelased teadke oma kohta. Unustage ära, kuidas te seal harjunud olete mõtlema, et olete mingid impeeriumlased. Unustage see kõik, teadke oma kohta. Te olete isegi 3. järgu riik. Сортная страна, вы даже не... Teise maailma riik. Te olete mingi 17. maailma riik. Kõik. Bensiinijaam, ja isegi seda on juba raske öelda, et te olete bensiinijaam, sest te ise kerjate ja palute maailmas, et keegi teile natuke bensiini annaks. Ja lisaks sellele täheldatakse veotariifide tõusu ka teistel marsruutidel. Naftavedu Aframax klassi tankeriga Balti sadamast Primorskist Indiasse on keskmiselt kallinenud kuni $13 miljonit ühe otsa reisi eest. Umbes $8 miljonilt juuli alguses, ehk siis 6 aega tagasi. Tuletan ka meelde, et head Ukraina droonid tegutsevad ka seal, Läänemeres. Oleks tore, kui ka Euroopa võtaks lõpuks Ukrainast eeskuju ja hakkaks tegutsema. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta meeldi nuppu vajutada. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega!